kui kevadpäike välja tuleb, siis inimesed hakkavad ikka aia poole vaatama. Paljude inimeste jaoks oluline osa aiast on nende murulapp ja tee, mis sa tahad, mõnes aias tärkab muru kiiremini, läheb roheliseks kui mõnes teises aias. Tegelikult see ei ole iseeneslik ja see pole õnn, mõni lihtsalt hoolitseb oma muru eest rohkem. Ma ei ole küll aiandusekspert, aga ma tean, et selleks hoolitsemiseks on mitu erinevat võimalust. Üks variant on see, et muru nii-öelda rehitseda, väetada ja anda sellega talle nagu natukene kiirem jõumoment kasvamiseks. Aga väga olulisel kohal on ka muru puhastamine ja õhutamine. Puhastamine selles mõttes, et me kõik oleme ju näinud kevadel, kuidas muru peal on laiguti selline vana lamandunud muru, mis on pruuniks läinud ja võib-olla ka mingisuguseid muid jääke eelmisest aastast, mis takistavad sellel murul sealt läbi tõusmast ja nii-öelda aeglustavad seda starti. Seega see on oluline ära koristada. Teine asi on see, et muru juurte juurde jõuaks hapnik, et sinna jõuaks paremini toitained ja vesi. Selleks tuleb murupinda õhutada. Makital on selle jaoks olemas suurepärane tööriist, muru õhutaja. Loomulikult nagu kõikide Makita tööriistadega või siis ütleks enamus Makita tööriistadega töötavad nad akude pealt ja nagu meil juba tänapäeval on ka kombeks, siis täna on saada mõlema akusüsteemi jaoks tööriistad. On olemas vana hea 18-voldine süsteem ja on olemas uus Makita XGT süsteem ehk 40 volti. Nüüd, mis on muru õhutaja juures siis toredat või erilist või mida siin silmas pidada? No esiteks seda, et seda õhutamiskõrgust saab reguleerida. Ehk siis kui sügavalt sa selle muru läbi õhutad. Ja siin tuleb nüüd mängu see, et kui võimas on masin. Ehk et siis jällegi, kui me räägime XGT versioonist, tegemist on natukene võimsama süsteemiga, see suudab natukene sügavamalt õhutada. Sellegi poolest 18 voldiga saab ka töö tehtud täiesti piisavalt, kellel kodus on 18-voldine süsteem, siis tööriist on igati aus ja väärt investeeringut. Kui me nüüd siia masinale alla vaatame, siis siin on näha need lõiketerad ja tegelikult mida see muru õhutamine teeb, ta lõikab sellised vaod maa sisse ja see, kui sügavalt ta lõigata suudab, ongi natuke sellest tera pikkusest kinni ja sellest, kuidas sa selle seadistad. Teine asi, mis mõlemal muru õhutajal küljes on, mis on minu eest väga oluline, on kogumiskast. Ehk siis nagu ma alustasin oma juttu, see sama murukamar, see sodi, mis sinna on talvega kinni kittinud peale, selle saab kõik sinna sisse pühkida. Muide, need samad õhutusterad, kui nad panna kõrgemasse asendisse, need tegelikult teevad ka seda koristamist väga efektiivselt. Nad tõmbavad selle sodi üsna hästi siia selle kogumiskasti sisse, aga mõlemale masinale on saada ka selline lisavarustus ehk siis samblareha, mis on mõeldud ka samamoodi selle murupinna puhastamiseks ja ka sambla eemaldamiseks. Nii et see teeb siis nii-öelda spetsiaalselt seda tööd, ehk siis on, ma usun, selles töös natukene efektiivsem kui see õhutustera. Nii et kui see masin endale juba soetada, siis mina kindlasti soovitaksin ka seda samblareha, et murupinda puhastada ja ma usun, et paljudel meist, kel vähegi puid ka aias kasvab, on samblaga probleeme. Nüüd veel, mis erinevust on XGT ja 18-voldise masina vahel, nagu ma ütlesin, XGT on võimsam, see võimaldab teha selle masina natuke laiema, ehk et siis see lõike ulatus on laiem, sa saad korraga suurema pinna üle käia, kogumiskast on suurem, ehk siis see kogus murujääke ja prahti, mis sa sinna sisse kogud, see saab olla suurem enne, kui sa pead seda tühjendama minema. Üks mõte, mis kindlasti kohe tekib, on see, et neid tööriistu on juba kodus niigi palju, neid ei ole kuskile panna, kui üks selline muruniiduki suurune, muruniiduki välimusega tööriist veel juurde panna garaaži, siis sinna ei mahu varsti midagi ära. Muru õhutaja juures on tore omadus see, et ta käib tegelikult väga efektiivselt väikeseks kokku, et kuskile natukene kitsamasse kohta kuurinurgas eest ära pakkida. Aga ega midagi, ma paneksin need masinad käima ja vaataks, kuidas need töötavad ka. Et see kogus vana muru, mis ikkagi siin peal on tegelikult muljet avaldavalt suur, et esimese tõmbega pool läheb kotti, natuke tahab veel ülekäimist, aga see on selge märk sellest, et kui see kõik seal muru peal kinni on ja kui seda nüüd kevadel ära ei rehitse, siis tõepoolest ma mõistan, miks see muru tärkamine oluliselt kauem aega võtab. Proovime seda õhutajat ka, see oli praegu nüüd see sambla reha, mis nii-öelda peabki siis lahti kiskuma kõik selle vana olluse ja ka sambla. Õhutusteraga sama lugu, see kogus, mis ta siit pealt lahti saab, on samuti väga asjalik ja suur, aga nüüd lisaks sellele on ta siia sisse lõiganud siis ka need nii-öelda õhutusvaod, mis tähendab seda, et muru hakkab saama toitaineid ja vett ja
ja hapnikku. Mina arvan, et kui te olete seda sorti majaomanik, kes ka tahab, et tema muru oleks kiiremini ja ilusam kui naabrimehe muru, siis ma arvan, et ilma muruõhutajata te läbi ei saa ja mina soovitan kindlasti ikkagi akude peal masinat, mis on mugav, mille kasutamiseks ei pea kaablit järel vedama või siis mis tööd ei pea käsitsi tegema, et aeg ja ajast on tänapäeval selline, et tuleb ikka mehhaniseeritud tööriistadega aias tööd teha. See kogus murujäätmeid, mis ma selle mõne meetri pealt siin saan, on hämmastavalt suur ja tegelikult see nii-öelda rõhutab veel enam seda, kui vajalik selle eemaldamine on, sest see kõik tegelikult ongi see, mis takistab uue muru tärkamist. Tõsi, võiks ka niipidi mõelda, et kõik see kõduneb ära ja on justkui väetiseks, aga stardi mõttes kindlasti ta jällegi kevadel rohelust aeglustab. Siin on nüüd siis hästi näha, kus on sees ka need õhutusvaod ja kui me läheme siia kõrvale, siis siin on lihtsalt ainult selle sambla ja sodikoristus tehtud, ehk et siis mullapind on veel läbi lõikamata. Ja olgugi, et nüüd võib tunduda korraks, et muru asemel on üks niisugune läbisongitud mullaväli, siis tegelikult muru juured on tugevad ja rohelus tuleb siia peale nüüd väga kiiresti.